Kodutütarde ja noortekotkaste podcast Alati valmis. Tere tulemast kuulama Kodutütarde ja noortekotkaste podcasti Alati valmis. Siin podcastis räägime me noorteorganisatsioonide lugudest, kogemustest ja erinevatest väärtustest, mis see organisatsioon pakub nii noorele kui ka noortejuhile. Iga episood on meil kaasas ka mõned külalised, kes jagavad nõu ja kogemusi ja mõtteid. Ja seekord on mul väga hea meel, et 2 noort on siia tulnud. Täna on siin Karina Mirtel, tere! Tere! Ja Rasmus. Tere! Ja tänane saade on selles mõttes põnev, et kuulajalood. Ehk siis väga paljud saatsid meile kuulajalugusid. Me kõiki lugusid kahjuks ette ei loe, aga mingid lood loeme ette ja jagame ka enda mõtteid selles osas. Aga saame natuke kõigepealt tuttavamaks, enne kui me lugudesse sisse läheme. Ehk siis Karina, sina küll enam noor liige ei ole, noor oled ikka, oled nüüd noortejuht, aga räägi natuke, kes sa oled ja kus sa tuled? Mina olen siis endine kodutütar, ma olin 10 aastat kodutütar ja ma tulen Pärnust ja nüüd ma olen 2 aastat järjest juba noortejuht. Ja samamoodi on hea öelda, et sa oled ka aasta kodutütar olnud, on ju? 2024 aastal olin aasta kodutütar. Ja Rasmus, kes sina oled? No ma olen siiamaani noorkotkas, et nüüd saab oktoobris 6 aastat. Tulen Pärnu Jaupist, olen Jaupi karude rühmas. Ehk siis te olete mõlemad päris kaua olnud, on ju, juba organisatsioonis sees ka ja need lood, mis me täna räägime, ma arvan, et mingid on sellised, mis saate natukene samastuda, mingid on sellised, kus võib-olla on nagu, et kuidas see niimoodi sai üldse minna. Aga vaatame, kus me jõuame. Alustame esimesest loost. Ma loen siis selle ette ja siis vaatame, mis mõtteid meil sellega on. Hei! Nägin, et otsisite vist vahvaid kogemusi laagritest ja seoses sellega meenus mulle lugu enda esimesest välilaagrist. Nooremana soovisin väga kodutütreks saada. Seetõttu hakkasin 6-aastaselt oma vanema õega aeg-ajalt laagrites kaasas käima. Kui sain võimaluse minna metsalaagrisse ja Rootsi telgis ööbida, olin super elevil. Kui kohale jõudsime, jagati meid salkadesse ja hakkasime telke püstitama. Meie salka juhtis üks noorkotkaste noortejuht, kes oli endale mõned konservid ahjuvalve jaoks kaasa võtnud. Ühte neist otsustas ta soojendada telgi ahjul. Mõne aja möödudes käis pauk ja konservi sisu lendas telgi seintele ja telki läbis tugev liha aroom. Nooremaid suunati teisi telki ümber ja olukord lahendati hästi ning antud noortejuhti kummitavad tema teo tagajärjed siiani. Kas teil on juhtunud midagi sellist? No mul on juhtunud selline samasugune olukord. No nii, räägi. On saanud konservi panna telgi ahju peale ja ütleme selline 5 minutit ja on käinud üks kõva pauk ära küll. Karina, sina noortejuhina lubaksid sihukest asja? Ma arvan, et ma pigem ei lubaks, et mul endal ka sellist olukorda ei ole olnud, et meil on olnud sihuke ettevaatlik kõik, et ma pigem jälgin ka, et noortega seda ei juhtuks. Aga kui me räägime ahjuvalvest üldse, siis mis asi see ahjuvalve on, Rasmus? Võib-olla mõni kuulaja ei teagi, mis see tähendab? No ahjuvalve öösel, kõik tahavad magada, aga kõik tahavad ka soojas magada. Et oleks soe, peab keegi öösel ka ahju valvama. Selle jaoks tehtakse graafik ja oldakse siis kas teatud ajavahemik üleval, siis graafiku alusel kuni hommikuni välja. Sina oled ise ahjuvalves olnud? Olen. On meeldiv olnud? Väga mitte. Oleneb, kus kohas sa kindlasti oled? Mina olen ka ahjuvalves olnud ja see on vajalik, aga mitte meeldiv. Eriti, kui sa pead seda mingi öösel kell 3 on ja tegema, mida tavaliselt juhtub, kui mida vanemaks sa saad, seda mitte meeldivamad need kellaajad on ju. Aga läheme edasi. Karina Mirtel, loe sina järgmine lugu. 2024. aasta ernakesel läksime tiimikaaslasega luuresse. Tol korral oli luurepunkt mere ääres ja meil tuli üligeniaalne mõte. Meil oli kaasas binokkel ning me otsustasime liikuda mööda rannikut, et luurepunkti binokliga jälgida. Järsku nägime ühte riietuskabiini ja otsustasime sinna minna, sest sealt avanes suurepärane vaade. Roomasime sinna ja ronisime kabiini alt sisse. Umbes 5 minutit hiljem liikusid vastased meie poole.
me nägime neid, aga nemad meid algselt mitte. Kuniks nad olid paari meetri kaugusel ning keegi neist märkas meie saapaid. Siis taipasime, et on hilja lahkuda ja nad tulid kabiini sisse. Hiljem ütlesid nad, et kui me oleksime saapad ja sokid jalast võtnud ja olnud palja jalu, siis poleks me vahele jäänud. Olge loomingulised ja mõelge kastist välja. Olge targemad kui meie. Kuidas teil on? Kas võistlustel olete pidanud selliseid kastist välja ideid kasutama? No eks ikka on pidanud. No too mõni näide, mis on näiteks esimesena meelde tuleb? Esimesena meelde tuleb Karina, äkki sul tuleb? Nii kui Rasmus veel mõtleb. Me oleme lihtsalt, me isegi ei ole mõelnud nagu kastist välja, vaid me oleme lihtsalt teinud nii, nagu pähe tuleb. Enamasti see on kasulik ka olnud meile, et me Aga kas Karina, sa oled Ernakesel käinud? Ei. Kas Rasmus, sa oled miniernal käinud? Olen. Kuidas miniernal olnud on? Kas oled pidanud ka leidma selliseid lahendusi, et peita ennast? Eks ikka on saanud, jah. Et niimoodi hädas tuleb teha, mis vajalik. Jah, sest muidu ju kaotad elusid ja seda me keegi ei soovi. Võtame edasi, Rasmus, loe sina järgmine lugu. Jah, nii. Ei mäleta aastat, aga ühes paadis meie juhendajaga oli olukord, nii et teised juhid lugesid, kui paljud märjaks said. Siis meie oma luges, kui paljud kuivaks said. Samuti jääb meelde meie maleva jõulupeod. Nüüd tahan seda kõike oma pisikestele. Karina, kuidas sul on? Sina oled olnud ju noor ise, on ja? Nüüd oled noortejuht. Kas sul on ka sellist nagu tunnet justkui, et sa tahad pakkuda neid samu võimalusi, neid samu asju siis enda noortele? No tegelikult üks põhjus, miks ma läksingi noortejuhiks, oligi see, et mul endal oli nagu mega äge rühm ja siis ma õppisin seal nagu väga-väga palju ja siis ma mõtlesingi, et ma tahan ka anda kõik edasi, mida mina õppisin ja siis sellepärast ma läksingi noortejuhiks ja nüüd me tegelikult teemegi kõike seda, mida mina olen õppinud. Võib-olla oleme natukene ägedamaks neid asju teinud, aga põhimõttelt on ikka sama. Rasmus, kas teil on rühmas mingeid jõulutraditsioone? Jõulude ajal on ainult rühmalaager ega rohkem ei toimu. Aga malevas on mingeid nagu traditsioonilisi asju, mis te teete? Ei ole, kõige esimene on uusaastalaager. Uusaastalaager, mis te teete uusaastalaagris? Seda, mis parasjagu välja mõeldakse. Mis viimases uusaastalaagris tegite? Oot seda ma ei tea, seal ma ei käinud. Aga seal eelmises, kus sa käisid? No eks oli matk oli öösel, lumeses. Öösel lumeses matk? Jaa, no enamasti oli luure. Okay. Ja siis muud siis sportlikud punktid ja no siis kompass ja... Aga kas teie olete ka mingeid paadiharjutusi pidanud tegema matkadel või kuskil? Eks ikka võistlustel on saanud paadipunkte, paadi peal sõita, paati kanda, igasuguseid nippe. Kas oled tavaliselt kuivaks jäänud või mitte? Oleneb, kus ma istun. Anna siis nipp, kus peab istuma, et kuivaks jääda? Nipp on istuda taga vasakul nurgas. See on enamasti kõige kuivam koht. Okei, väga põnev. Karina, sa teadsid, et taga vasak nurk on kõige kuivam koht? Ei teadnud. Esimest korda kuulen. Väga põnev. Lähme edasi siis vaatame, mis siin veel tulnud on. Üks äge lugu on see, et käisime Naiskodu kaitsjate korraldatud esmaabi eriala võistlusel 0 tiimina rajal. Ja kui me jõudsime tiraaži punkti, kus oli kisa ja kära, siis tuli meid uudistama üks karumõmmi. Õnneks ta meile väga lähemale ei kippunud ja põgenes sealt metsa tagasi. Aga loo teeb naljakaks veel see, et ainus sõiduvahend, mis selle punkti juures oli Honda Civic, kuhu me kindlasti poleks kõik ära mahtunud, sest lisaks meile oli seal veel 11 inimest. Aga õnneks läks kõik hästi ning kõik on elus ja terved. Kuidas on? Kas teie olete ka kohanud, kus siin keerasid karumõmmisid metsas? Karumõmmit ei ole. Aga keda sa kohanud oled? Metskitse, siis on mingisugused lihaveised olid võistlustel Aadikus. No me pidime muidugi sinna Aadikus sisse ka minema. Miks te sinna Aadikusse sisse pidite minema? No see oli kõige otsem tee. Okei. Ega rohkem
võib-olla juba silmi piisavalt kaua lahti hoidnud, aga Okei, aga Karina, mis see nulltiim tähendab? Võib-olla keegi, kes kuulab, ei saa üldse aru, mis see nulltiim tähendab. Nulltiim on siis kokku pandud mingi võistkond, kes testib seda rada, vaatab, kas see rada on sobiv, kas ülesanded on tehtavad, nad saavad nagu anda tagasisidet ja siis tänu neile läheb see nii-öelda punktid lähevad sujuvamalt ja korraldajad teavad ka siis, millised on need miinuskohad ja millised on need positiivsed kohad. Oled ise nulltiimina kuskil olnud? Ei ole. Okei. Aga pole juhtunud niisugust asja ka, et olete 11 pidanud mõtlema, kuidas peituda autosse, sest keegi tuleb, keda te ei taha, et oleks? ei, tavaliselt 4. No väga hea. Siis aitäh sellele inimesele, kes selle loo saatis ja väga tore, et see karumõmmi siis ära läks ka. Aga Karina Mirtel, võta järgmine lugu, vaatame, mis sealt tuleb. Hei, olen väga paljudel patrullvõistlustel käinud ja seega on neid vahvaid vahejuhtumeid ikka korralikult kogunenud. Näiteks kõndisime ühel aastal Kuperjanov lasterajal öösel, tee lähedal metsas, arvates, et sealt vastutegevus meid ei leia. Suur oli aga ehmatus ja üllatus, kui suvalises kraavis siiski üks noor kutt välja kargas ja meie elusid omale nõudis. Olime pettunud endas, et polnud suutnud vaenlast vältida ja ei soovinud kuidagi elutalongidest loobuda. Üritasime noormehega diili teha ja meie üllatuseks läks see ka läbi. Kõigest paki kummikommide eest oli too nõus meid puhtalt minema laskma. Ta rääkis, et oli seal kraavis juba väga kaua passinud, oli külm ja igav ning paki kommide eest oli ta väga tänulik. Tegelikult olime meeleheitlikult valmis talle ka kogu oma ülejäänud toidumoona, sealhulgas mitu päeva kotis seisnud sooja kohupiima ja väga laiaks istutud võileivad loovutama, aga millegipärast polnud ta sellest huvitatud. Samal võistlusel nägin tegelikult ka sarnast, kuid vastupidist olukorda, kus vastutegevus ehmatas teelt metsa jooksnud minu enda ja veel ühte teist tiimi. Mõlemas tiimis saadi kätte üks liige. Ühe tiimiliikme poisiga üritas vastutegevus samuti diili teha, kus talle pakuti suurt tahvlit šokolaadi selle eest, et ta räägiks välja, kus tema ülejäänud tiim end peidab. Poiss kaalus seda isegi mõnda aega, aga kui õigesti mäletan, siis õnneks ta lõpuks oma tiimi ikkagi ei reetnud. Kuidas teil on? Kas oled metsas, oled vastutegevus, oleksid nõus kummikommid vastu võtma selle eest, et elutalonge ära ei võta? Ma küsiks Snickersit. Aga kui Snickersit ei ole, sul on pakkuda kummikommid, sul on pakkuda, mis seal olid mitu päeva vana kohupiim, mis ma arvan, et ei ole enam hea, ja võileib. Ma ei võtaks seda diili. Aha. Kui Snickersit ei ole, siis diili ei ole. Okei, Karina, kuidas sul? Ma võtaks küll kummikommid vastu. No eriti, kui sa mingi kuskil kraavis oled, et kummikommid, ma arvan, teavad õhtu ikka palju paremaks. Aga kuidas, Rasmus, sul on olnud, kui sa Minijärnal käisid, kuidas vastutegevusega kokkupuuted olid? Üsnagi sõbralikud. Elutalonge läks? Läks. Viimane kord, enda rumalusest, viimane sirge siis juhtus nõnda, et kaotasin oma elud ise ära, et keegi need ära ei võtnud, aga enne ma arvan, et siiamaani kusagil Rapla lähedal metsas on. Aga mis juhtub siis lihtsalt, võib-olla jälle keegi kuulaja ei tea, sul on need elutalongid, on ju? Mis juhtub siis, kui sa kõik elutalongid kaotad? Kui sul kõik elutalongid otsa saavad, siis sa tuled rajalt maha. Aha. Et ega sul midagi muud ei juhtu. Okei, ehk siis need on ikkagi nagu kulla hinnaga asjad, on ju? Jah. Et ei taha neid loobuda, et siis on natuke arusaadavam. Võib-olla keegi mõtles, et mis seal vahet on, mis elutalong, aga võib-olla see oligi kulla hind, võib-olla see oli ta viimane ja siis oligi nõus kummikommide eest seal igasugu vahetusi tegema. Aga kas teie reedaksite, kus teie teised tiimikaaslased on? Pigem mitte. Mul on olnud ka selliseid olukordi, kus üks tiimikaaslane saadakse kätte ja siis ta pigem teeb mingit komöödiat seal natukene ja siis meie läheme kaugemale ja siis ta on ka ära lastud lihtsalt, et oma tiimi juurde tagasi läheks. Aga reetnud küll ei ole kordagi. Rasmus? Ei, kindlasti mitte ei reedaks. Ei reedaks? Ei. Aga kui sinu sõber reedaks, mis siis teed? Ma ei tea, kas ma võin seda öelda siin. No nii, siis ei ole sõbrad enam või? Jah. Kõige lihtsamalt öeldes. Okei. Siis ei ole enam sõbrad. Okei, väga selge. Lähme siis edasi. Rasmus, võta sa järgmine lugu. No nii. Olime eelmine suvi maakonnalaagris. Öörahu oli juba.
kuid mina ja mu telgikaaslane olime veel üleval ja järsku kuulsime, et mingist ruuporist läks sireen tööle ja seejärel laeti kõik telkidest välja ja suunati lipuplatsile. Pidime hakkama kell 1 öösel ära peidetud lippu otsima. See kestis kusagil 30 minutit ja auhinnaks oli leida rühmale paki kommi ning siis said kõik tagasi magama minna. Öörahu ja ööhäire, räägime natukene sellest. Mis asi, Rasmus, on ööhäire? No see on selline kindla mõttega öösel üles ajamine. Mis see mõte seal taga on? Mina üritan mina ka noortejuhina proovin sellest aru saada, aga ma ei saa. Nii et mis see kindel mõte seal on? No see ei ole küll kiusamine, aga natukene. See on rohkem selline vaimne valmispanek. Aha. Et sa tead, et kui sa pead öösel ärkama ja kohe midagi tegelema hakkama, siis sa saad sellega hakkama. Okei. Karina, kuidas sulle ööhäired meeldivad? Ma ei ole kunagi fänn olnud ja sellega tuli ka meelde üks lugu, kus me olime Tihemetsa laagris Pärnus väljas ja siis Alar Tamm otsustas, et keset tööd, et tal on vaja õhupallid täis puhuda ja ta äratas terve laagri ülesse ja terve laager pidi need õhupallid katki tegema. Siis me läksime magama tagasi ja siis käis uuesti äratus, täpselt seesama öö. Ja siis tuli välja, et Alaril oli patareid valesti seal äratuskellas. Niimoodi, et siis me saime 2 korda järjest ärgata. Ja see ei olnud kõige toredam. Ja muidugi oleme ka mingi liivakotte täitnud ja ringi jooksnud lihtsalt. Või lihtsalt öeldud, et ärgake korra üles ja siis minge magama. Et aga fänn pole kunagi olnud. Alar, mille pärast sa äratad neid noori üles, nüüd me kõik teame, on ju. Mina ei ole ka ööhäirete fänn, sest mina tahan magada. Ja mulle väga meeldib magada. Ja ma mäletan, kui mina ise noor olin, siis meil oli ka, see oli suhteliselt siuke talv oli, ma mäletan, lumi oli maas ja oli ka ööhäire, meil oli siuke koolilaager. Ja siis meid äratati üles ja me pidime staadionil ringi jooksma. Ma ei mäleta, palju neid oli paar tükki oli ja siis peale seda võisid magama minna, aga et kui sa oled talvel jooksnud staadioni ringe, siis sa ei jää ju kohe magama, sest sa oled külmas kuskil jooksnud ja ma mäletan, et ma ei jäänudki minu arust see öö enam magama, sest ma olin et kõik olime ülema, siis me tahtsime juba rääkida ja sosistada ja siis noortejuhid olid pahased ka, et miks ma tagasi magama ei jää. Nii et mulle ööhäired ei meeldi üldse. Aga võtame edasi järgmise loo. Olime külalistena ühe noorte kotkaste rühma laagris, kus erinevate tegevuste vahel liikusime vahepeal kogu varustusega mööda metsa järgmistesse kohtadesse. Parasjagu oli november, seega õues oli õhtul juba päris külm ja pime. Telgi osad, ühine toit ja kõik muud vajaminevad asjad jagati gruppide vahel ära ja me hakkasime liikuma punkti, kus me pidime ööbima. Kõik tassisid siis midagi endaga kaasas. Kohale jõudes tahtsime kohe jao telgi püsti panna, aga järsku avastasime, et meil ei ole enam ahju. Ja ahju vedamise eest vastutanud poisid ei teadnud ka, kus see on. Kõik kaasavõetud asjad kontrolliti veel üle ja me saime aru, et ahi ongi maha jäänud. Lõpuks saadeti väike grupp imeduses tagasi eelmisesse punkti ahju otsima. Meil tekkis juba hirm, et kas peamegi ootamatult külmetama ja ahjuta hakkama saama. Juba oodates hakkas väga külm. Mõne aja möödudes aga leiti õnneks ahi ülesse ja toodi ülejäänud telgini. Seega saime lõpuks ikkagi soojas telgis magada. Kuidas teil on asjade tassimisega? Kas sul elud kaovad ära? Ma saan aru, sul väga hästi ei ole, Rasmus, sellega on ja. Aga Karina, kuidas sul on asjade hoiustamisega ja mitte kaotamisega? No õnneks telki pole pidanud vedama, mul on väga kahju nendest noortest, kes seda vedama pidid. Aga enamasti mina olen saanud, ikka suudan hoida oma asju ilusti, aga mul on näiteks vennad, kes kogu aeg kaotavad oma asju, et iga laager, kus me käime, siis alati on neil asjad kadunud, et see on alati tüüpiline. Aga Rasmus, kas sul on olnud ka mingit sellist kogemust, kus justkui üldvastutuse all olev asi, et kõigil on seda vaja, keegi on pidanud seda tassima ja siis see kaob ära? Ei saa küll öelda, et on, kuna tavaliselt on seda mina tassinud ja need on tavaliselt kõik kotis olnud. No väga hästi, selles mõttes siis hea meel, et need asjad leiti ülesse, aga tõesti novembris pimedas ahju otsima minna ei tundu väga meeldiv, aga samas kui sa selle ära kaotad, siis sa ju pead ka selle üles otsima.
Karina, Mirtel, võta järgmine lugu. Olime tiimiga võistlusmatkal Põsa. Käes oli öö ja õues oli täiesti pime. Otsustasime ühes kontrollpunktist teise kontrollpunkti liikuda osaliselt tee lähedalt, et me kiiremini jõuaks. Kuna tee oli ümbritsetud põldudega, siis tundus olukord vastutegevusele mõeldes natuke riskantne, aga meie õnneks oli ühel pool teed täpselt põllu ja tee vahel väike riba puid ja põõsaid, mille taga saime hästi kõndida. Järsku kuuleme enda ümber hääli, nagu keegi oleks meie tagant hästi kiiresti mööda jooksnud. Siis kuuleme urisemist, ehmatame väga ära ja jookseme paar meetrit põllule ning näeme helendavaid silmi, mis meid ümbritsevad. Saame aru, et meie ümber on loomakari ja hakkame karjuma. Loomad jooksid selle peale ruttu minema. Kuna õues oli täiesti pime, siis me ei näinud selgelt, mis loomad need olid, aga neid oli terve kari ja oma helendavate silmade ja urinaga hirmutasid nad meid päris ära. Me ei julgenudki kohe edasi liikuda. Helistasime korraldajatele ja rääkisime, et nägime loomakarja. Edasi liikusime otse mööda teed pealampidega, vilek kaelas ja rääkisime kõva häälega juttu, et rohkem loomi meie teele ei satuks. Õnneks ei näinud me teel liikudes ka vastutegevust, nii et saime järgmise punktini natuke rahulikumalt kõndida. Peale kontrollpunkti hakkas õues õnneks ka vaikselt valgemaks minema ja rohkem metsloomi me tookord ei näinud. Rasmus, kuidas sina selles olukorras käitunud oleksid? Pealami tööle pannud vaatanud, kes see on. Mina küll ei oleks julgenud. No enne tuleb ikka oht selgeks teha, mis seal tuleb. Oleks su selja taha tulnud, siis vaata, palun, mina ei julge. Nojah, oleneb ka, kuidas tiim arvab, et kui me kõik kollektiivselt hakkame kartma, siis on kandev arvas. Okei. Karina, kuidas sina oleksid käitunud selles olukorras? Ma oleks täiega karjuma hakanud. Ma nagu väga-väga kardan loomi ja eriti pimedas metsas, nii et ma oleks jooksnud, võtnud tiimi kaasa ja ma oleks kas või üksinda läinud, aga ma lihtsalt tahaks ära jooksnud. Lihtsalt kõik igas suunas elad, on ju? Peas minema saab. Okei. Ja väga õudne lugu tundub. Selles suhtes ma kujutan ette, kui sa oledki seal kuskil metsas, see ongi juba öö, mis tähendab seda, et arvatavasti see kogu asi hakkas ju pihta päeval või õhtul enne pimedust, mis tähendab seda, et sa oled juba päris palju jalutanud ja siis sa näed võib-olla, et su ümber on mingi kariloomi. Ja sa ei tea, et see on. Vaata, kui sa tead, et need loomad seal on, justkui kui sa lähed sinna, kus iganes sa läksid veise sellesse, siis sa tead, et nad seal on, nad seal toimetavad, aga kui sa ei tea, oi, see tundub ikka päris õudne. Nii et minu arust käitusid päris hästi isegi, vähemalt jäid kokku ja helistasid korraldajatele ka, vaata, et siis ma ise arvan, et nad ütlesid, et õnneks vastutegevust ei näinud, aga ma arvan, et see vastutegevus nägi, aga nad ei tulnud, sest nad teadsid seda infot, on ju, et seal olid mingid loomad ja nad on nagu natuke hirmul, et ei tulnud midagi nendega tegema. Aga Rasmus, võta järgmine lugu. Oli detsembri algus ja õues oli juba pime, kui me tiimiga matkal silda otsides jõe ääres kõndisime. Kaarti vaadates oli sillani veel pisut minna, kuid ühel hetkel leidsime end väga korraliku ja uue väljanägemisega silla juurest. Otsustasime siis jõge ületada, aga kohe, kui olime üle silla saanud, võttis meid vastu suur haukuv koer. Kui me jäime hirmunult seisma ja mõtlesime, mida teha, kui kuulsime samme lähenemas ning välja ilmus meesterahvas, kes koera ära kutsus. Sel hetkel saime aru, et oleme kellegi aias. Hakkasime siis härrale seletama, et oleme kodutütred, matkame ja sooviksime teeni jõuda. Selle peale vastas mees meile segaduses näoga otsa ja küsis, kakoi matk. Näitasime talle kaarti ja ta juhatas meid majast mööda väravani. Majast mööda kõndides nägime, kuidas mehe perekond istub diivanil ja vaatab üksi silmi meid 3 rohelist, porist ja märga tüdrukut oma aias. Kuidas on, Rasmus, kas oled ka niimoodi sattunud matkal kellegi aeda? Eks ikka paar korda olen sattunud. On tulnud inimene ka siis? Ühe korra on tulnud. No seletasime ära, rääkisime kõik lahti, juhatas meid õigele teele ja perenaine andis veel kommi ka meile. See on ju lausa väga hea asi, mida teile kaasa saada. Karina, sul on olnud mingid sarnaseid olukordi?
Jaa, mu viimases talvelaagris meil oli ka öösel luurekas, lumetorm oli ka samal ajal ja siis me läksime ühte objekti luurama ja siis kuskilt tagant nurgast oli üks naine ja siis ta ütles ka meile, et seal on nagu kurjad koerad, et kui me oleks natuke edasi läinud, et siis me oleks sinna kurjade koerte juurde sattunud. Aga siis lõpuks ta saatis meid täiesti nagu teist teed kuhugi, ma ei tea kuhu ja seal oli ka need koerad ikka, aga me saime ikka ilusti ära ja tegelikult soovis edu ka meile, et see oleks hästi. Okei, nojah, neid asju juhtub, on ju täpselt, et kui sa oled kuskil matkal või lähed kuskile, siis ikka juhtub neid asju, et sa eksid ära. Minul on ka olnud, ma mäletan, kui mina Raplas töötasin, siis me kõndisime ühte nagu võistlusrada läbi ja oli samamoodi mingi hetk oli segadus, et kas see on kellegi kodutee, kus me praegu kõnnime, või see on üldkasutatav tee, sest need metsa nagu rajad ja teed on ju nii kas pisikesed või nagu segadust tekitavad, et päris täpselt ei saa aru. Aga meie saime aru, et ikkagi see on nagu üldkasutatav tee justkui, et sealt võib ikkagi minna, lihtsalt seal oligi, et ühel pool oli maja, teisel pool oli saun. Nii et me kõndisime ikkagi läbi, ta maja, aga et see oli justkui õige kõik. Neid asju ikka juhtub. Nii, vaatame, mis meil siit veel tuleb. Ühel võistlusel tuli meil teise päeva hommikul esimeses kontrollpunktis endale katalogi kasutades söögiks karpmune valmistada. Erinevad sorti munad andsid erinevaid punkte. Kõige rohkem oli väärt poseeritud munad. Võtsime siis kätte ja hakkasime muidugi just neid tegema. Kuid peale esimest katsetust saime aru, et tuleb vist siiski leppida punktisummalt järgmise ehk vedela kollasega praetud munaga, mille tõstmiseks ja pööramiseks kasutasime piiratud vahendite tõttu kompassi. Mõni neist sai aga selle käigus natukene viga. Niisiis mõtlesime enne hindamist, et proovime katkised praemunad kohtunikele katkiste poseeritud munade pähe maha müüa. See õnnestus ning saime kirja väga tugeva tulemuse. Väga julged kompassi kasutajad, ma ütleks. Ma arvan, need kompassid natuke sulasid seal ja kas nad pärast töötasid, ma ei ole nii kindel. Kuidas on, Rasmus, sul mingites võistluspunktides, mis on olnud sellised nagu huvitavad punktid, mis on sul meelde jäänud? Kõige huvitavam oli eelmine aasta Minjärnal. See oli selline punkti kirjeldus oli takistusrada, aga seal oli koosnes mitmest etapist. Et esimene etapp oli kanderaamiga inimese vedamine. Et üks tiimiliige läheb järjest kanderaami peale, teed ringi ära, tuleb maha, läheb teine. Nii edasi. Siis järgmine oli laskmine. Et selline vererõhk on kõrge ja süda pumpab. Siis oli lased ära, terve tiim on lasknud ja siis oli siis päris takistusrada. See oli nagu eeltakistusrada siis? Jah, et saaks juba ettevalmistuse kätte. Ja takistusrada ise lõpp oli selline nagu ikka siin kusagil tulevad läbi ja kusagil üle. Okei, ehk siis selline nagu mitmeosaline takistusrada justkui on, jah? Mingisugune selline füüsiline punkt. Oli siis nagu lihtne minna takistusrajale peale tassimist ja laskmist? Jah. Kõige raskem oli sinna tassimisele minna. Okei. Karina Mirtel, kuidas sul, mis on selline põnev mälestus, mis on jäänud? Ma mäletan ühte hirmsat olukorda, kus ka takistusraja punkt oli ja siis ma kardan kõrgust, nagu väga kardan. Ja siis meil oli siuke nagu hästi-hästi kõrgele oli tõmmatud see mingi võrk ja siis võid sinna üles ronima. Niimoodi, et ma olin seal all juba, ma niimoodi vaidlesin, ma ütlesin, ma ei lähe sinna ülesse. Siis ma lõpuks sain sinna üles, siis ma nutsin seal üleval, ütlesin, ma ei tule siit alla. Aga lõpuks ma ikkagi tulin sealt alla, et see ma ületasin ennast, aga tegelikult see on ikka veel nii hirmus olukord mul praegu ka mõelda nagu. Kui mina mõtlen mingite erinevate võistluste peale, ma väga palju noorena ei käinud, ma käisin rohkem sellistel nagu rühmaga, mingi rühmalaagri asjadel ja mul ei ole isegi meeles seal, mis seal punktides toimus, vaid mul on meeles üks olukord, kus me saime miinuspunkte sellepärast, et me kõndisime valel pool teed. Aga lõpuks tuli välja, et me kõndisime õigel pool teed. Et nagu tegelikult see täiskasvanud siis ei saanud aru, mis on õigel pool teed kõndimine ja ma mäletan, kuidas me olime päris pahased selle peale. Et kuidas see võimalik on, et me oleme ju õigel pool teed, kõik on ju hästi, aga ma mäletan, et miinuspunktid ei võetud maha ära lõpuks. Ja ma olin ikkagi nagu, ma olin väga pahane, ma mäletan, ja ma ei mäleta sellest võistlusest mitte midagi muud.
kui ainult nagu seda osa. Et ma ei mäletagi, mis nagu kõige lõpuks siis sai, on ju, aga ma mäletan seda nagu emotsiooni ja tunnet. Aga eks ikka juhtub, on ju, neid erinevaid üritusi ja sündmusi. Aga me jõudsime lugudega nii-öelda lõpuni. Kuidas teile tundus, mis selline põnevam lugu oli, sest et me lubasime ka, et me loosime välja selle väikese kõlari, mida saab ju laagritesse ja matkadele ja asjadele kaasa võtta. Ilusti saab peita ka teda, natuke seda oranži võib-olla peab mõtlema, et ta ei oleks kohe silmaga nähtav. Et me loosime selle välja kellegile, kes on kirjutanud ühe hea loo. Ja ma arvan, et me selle valiku teeme niimoodi, et teie saate ise öelda, et mis lugu teile justkui kõige enam meelde jäi, kes võiks saada selle kõlari endaga koju kaasa. Karina, kuidas sulle, mis lugu meelde jäi? Ma arvan, et see, kus vastutegevusel ikka pakuti kummikomme, et ma arvan, et ma oleks ise ka nõus olnud nende kummikommidega. Rasmus, kuidas sul? No ma arvan ka ikka, et see Kuperjaanovaste raja lugu. Väga hea. Ehk siis meil on sama arvamus sellel, et kes iganes kirjutas siis selle loo, kuidas vastutegevusele kummikomme anti ja elud jäid alles, siis anna meile märku, anna meile endast teada, kirjuta meile, meie võib-olla ise ka teame, kes sa oled. Aga anna endast ikkagi ise ka märku, juhul kui meie ei ole sulle ise kirjutanud. Ja saad siis teele kaasa endale väikese kõlari. Aga vaatame veel otsa veel teie lugudele, sest ma tean, et teil on raudselt veel mingid põnevaid lugusid, mida rääkida. Karina, Mirtel, kuidas sul? Vaatan ka, see oli mu esimene rühmalaager ja siis meil oli siuke ülesanne, et meil on luurekas. Ja luureka ülesanne oli selline, et sa pidid tooma metsast ära ühe koti, aarde kirstu ja midagi oli veel. Aga metsas oli meil miiniväli nii-öelda oli, ja siis meil oli vastutegevus ka metsas. Ja ma mäletan, et me läksime sealt nagu grupiga koos läksime, kõnnime, siis ma tean, et see on Potsepa karjäär Pärnus, Pärnumaal ja siis üks tüdruk, kus seal karjäärist alla niimoodi, et ta väänas oma jala nagu väga ära, on ju. Siis me läksime edasi seal ja siis ma järsku kuulen nagu mingit liikumis, terve seltskonnaga. Ja siis ma vaatan selja taha ja ma näen, et kogu nagu suur mees jookseb minu poole ja ma väikse tüdrukuna jooksin mingi hästi pisikese puu taha, mõtlesin, et jess, ma olen kaitstud. Ja siis ta tuli minu poole, tiim läks edasi, ma jäin sinna puu taha ja siis ma ütlesin, ära palun võta mind. Ja siis ta võttis mu ikka endaga kaasa, aga nagu siis ma pärast läksin sinna, kus nad olid. Ma sain seal teed ja küpsist, aga nüüd peale seda mul trauma nende luurajatega. Mulle üldse ei meeldi nagu vastutegevus, mulle üldse ei meeldi nagu luurekad. Lihtsalt igaks taustaks ütlen, et ta lihtsalt võttis sind sinna alale on ju kaasa. Et midagi halba ei teinud, see oli pigem lihtsalt see võistluse moment on ju. Okei. Rasmus, kuidas sul on? Kas veel mingi lugu? No ma ei tea just, kus see naljakas lugu, aga... No nii, võime kurba lugu ka rääkida. No ma isegi ütleks kurb, vaid see on selline reaalne. No nii. Et kui see oli jutt siis miiniväljadest, siis meil oli ka siin eelmine aasta suvel Minijärnal. Kõndisime siis, no me pidime kõndima raba ümber. Aga me vist natukene jõudsime liiga lähedale ja siis oli iga samm pidid vaatama, kus sa astud. Aga pime oli, ei näe ka väga hästi, siis vale sammu teed, vaid sa põlveni mülkas. Et lõpuks lihtsalt andsin alla, kõndisin mööda kraavi, aga algus ikka proovisin hoida, et ei saaks märjaks ja aga neid asju juhtub, on ju, selles suhtes, et mülkaid tuleb ette. Mul endale tuli ka meelde üks lugu korrast, kus mina olin juba instruktor, olin ühes siis malevas ja see oli talvelaager, ma mäletan, ja ma ööbisin noortega samas telgis ja meil oli samamoodi see ahjuvalve, on ju, jälle oli paigas, aga minul, ma ei tea, kuidas mul õnnestus, aga minu ahjuvalve oli alles kell 6 hommikul, mis tähendas seda, et nagu teoreetiliselt terve öö ma oleks võinud ju magada. Aga ma mäletan, et ma ärkasin kell 2 öösel ülesse. Ülikülm oli, nagu ma lõdisesin, sellepärast, et kõik olid jäänud magama. Mitte keegi ei olnud üleval. Ja siis ma nagu proovisin pimedas kuidagi nagu kombitsedes aru saada, et kelle korrat siin üldse nagu oli, et nagu lugesin, sest mina panin selle ja mina seda ahjuvalvet ei panda, aga mul oli see paber olemas, et ma teadsin nagu, kes see seal on ja kus see järg justkui on. Ja siis ma nägin, et seal oligi, et kelle kord see oli, ja siis ma natuke nagu raputasin teda ja siis ta tõusis nagu püsti, mis sa tahad minust?
ma olin mingi, oh my god, rahu, küta lihtsalt nagu, et sinu kord on, vaata, et oli täiesti segaduses. Ja siis ma jäin tagasi magama ja ma mäletan, ma ärkasin poole tunni pärast uuesti üles ja ta jälle magas. Ja siis mul ei olnud enam südant, siis ma olin mingi, tead, äkki keegi teine ärkab ka, vaata, et nagu, et siis lahendage ise, et saage ise, et nagu küll ma hakkama saan ja mitte keegi teile ei ärkanud. Ja siis ma lõdisesin seal terve öö, mul oli ülikülm ja ma ei tahtnud enam kedagi äratada ka, kuigi ma oleks võinud ise nagu puid juurde panna, ma ei tahtnud ka seda teha, sest ma tahtsin justkui ikkagi noortele anda seda, et kui te ei küta keegi, siis ei tule ka täiskasvanud seda kütma, et nagu ei tekiks seda tunnet. Aga mul oli nii külm. Ma mäletan, kus ma lõdisesin seal, aga ma olin mingi, ei, see on see, millesse ma usun, on, et ma ei hakka ise kütma. Et neid olukordasid mul on olnud. Aga veel, kas tuleb veel mõni lugu? No nii, Rasmus, palun. Selle külmast mõeldes oli ka, ikka veel on see minipõrgupähe juures, mis minipõrgupähe? Minijärna juures. See oli ka enne starti kõik väga ilus, rivistusele samamoodi, päike paistab, kõik tundus, et jess, lõbus võistlusele. Ja peale rivistust ja siis hakkas vihma sadama ja lihtsalt sajab ja ta vist jäi järgmisel päeval. Oh no. Et siis terve öö sadas ja ega siis öö sajuga on ikka külm ka. Noh, kuigi ta oli suvel ja et noh, ära ei külmu, seda ohtu ei olnud. Aga kõik asjad olid märjad, on ju? Kõik on märg, kõik põllud, kõik püksid, kõik. Aga kuidas läks seal võistlusel? Kas saite nagu medalikoha või pigem mitte? Pigem mitte. Okay. Aga jah, seal on nagu minu arust nende matkade ja võistluste nagu suurim nagu miinus on see, et sa ei tea, mis ilm ju tegelikult on. Sa võid mõelda, kui nädal aega on päike paistnud, kõik on nagu lahe, et pole midagi hullu ja siis sellel samal päeval on mingi ülihalb ilm on ja mingi vihma sajab. Aga samas see jällegi õpetab nagu seda vastupidamust. Et ongi, et nagu vihma sajab, mis siis on ju, et liigun edasi, me oleme tiimina ikkagi teeme selle asja ära on ju, et tegelikult õpetab nagu seda teist nurka sinna juurde, et nagu kuidas mitte lasta ilmal häirida. Sest et ilm on ilm, meie ei saa ilma mõjutada, on ju. Karina, sul ka mingi lugu veel? Joo, ma räägin siis 2 lugu isegi. No nii. Viimane aasta, siis kui ma olin kodutütar, siis mul oli eesmärk, et ma teen hästi palju, nii palju kui võimalik. Ja siis see aasta algas niimoodi, et me käisime kevadel ühel võistlusel ja me kuulsime tegelikult, et see punkt nagu, kus 0 tiim käis, et neil nagu läks natukene halvasti, et nad juba olid seal viga saanud, on ja. Aga seal midagi nagu hullu ei tehtud, on ja. Ja siis tuli meie kord, me olime vist esimene tiim pärast 0 tiimi ja ma pidin 2 korda tegema, sest et me läksime niikuinii 3 rajale ja ülesanne oli selline, et sa ronid Liivamäest üles, lased trossi kalla, samal ajal pidid vist, ma ei mäleta, kas tõotust või hümni pidid lugema samal ajal. Ja siis ma mäletan, me jooksime sinna ülesse, meil ei olnud nagu kiivrit, mitte midagi ei olnud, lihtsalt öeldi, et istu sinna trossi peale, lase alla ja siis ma mäletan, ma hoidsin seal kinni, ma hakkasin nagu alla laskma ja siis ta ütles, et aja ennast sirgeks, siis ma üritasin sirgeks ajada ja samal ajal mu pea jäi nagu see trossi ja karabini vist vahele ja et mu müts sulas sinna ära, mul oli nagu terve müts oli auke täis ja siis peale seda oli terve see punkt nagu tühistati ära ka, sest et see ei olnud nagu ohutu ja siis ma sain tegelikult, ringkonna vanem oli ka seal, et siis ma sain tema mütsi ja saime edasi ikka võistelda, aga tegelikult see oli päris raske oli edasi võistelda, kui siuke nagu asi on olnud. Ja see mõjutab ju väga palju ja sellepärast, mis me ju ennem rääkisime, on see 0 tiimi vajalikkus ka oluline, et nemad ju katsetavad läbi, vaatavad, kas töö toimib või ei tööta. Lihtsalt see olid see õnnetu, kes siis esimese nagu peale 0 tiimi, ma saan aru, läksid siis peale, aga jumal tänatud, et see asi lühistati, sest et vahet ei ole, mis seal toimub, aga ohutus on ju kõige tähtsam. Ja teine lugu? Ja enne kui ma teise loo juurde lähen, siis ma mainin seda ka, et sellepärast on müts ka väga oluline. Et väga paljud nagu noored ei taha kanda mütsi, aga tegelikult see õpetaski mulle ka ja miks ma kogu aeg nüüd kannan mütsi on see, et sa kunagi ei tea, mis juhtuda võib ja müts kaitseb tegelikult nagu väga palju. Nüüd see teine lugu, siis oli juba sügis ja see oli mu eelviimane võistlus ja ma mäletan,
see oli üldse nagu kõik korral, see kõik oli nagu täitsa teistsugune ja oli vist 3. punkt ja ma mäletan, sellel päeval oli hästi tormine, niimoodi, et kui me kõndisime, siis vihma sadas, siis tuli lund, siis me kõnnime seal kuskil metsa vahel, siis me kuuleme nagu praks käib ja puu langeb meie kõrval, ehk siis see oli juba nagu hirmus. Ja siis me läksime, kõndsime mööda metsateed, eeldasime, et vastutegevust ei ole siin, on ja. Ja siis kuuleme järsku vastutegevust tuleb ja ma jooksen nagu eest ära, või me kõik jooksime eest ära ja ma jooksin täiega vastu puud ja ma murdsin käeluu endale. Ja siis me mõtlesime, et okei. Ja nad nagu elusipelti võtnud, siis me läks tiim laiali, on ja, et tiim kokku tagasi saada. Ja siis me mõtlesime, et okei, lähme proovime järgmise punkti ikka ära teha. See järgmine punkt oli takistusrada. Ja siis me tegime seda takistusrada ja seal ka, ma ei saanud oma kätt liigutada, ehk siis see oli juba põhimõtteliselt võimatu punkti teha. Ja siis ma mäletan, seal oli vaja punktis teha nagu vahetus jalanõudega harjutust ja mu sõbranna oli nagu keset sügist plätudega kuskil muda sees lihtsalt. Ja siis me tegime selle punkti ära, siis me katkestasime ka ja siis Alar tuli mulle järgi öösel, kes niimoodi, et oli just Pärnusse jõudnud, tuli uuesti järgi meile, siis me läksime Pärnus EMO-sse ja siis mul oli luumurd. Issand, jumal. Ja. Päris mitte kõige õnnelikumad, ma arvan, võistlused on sul olnud, nagu ma aru saan. Need viimased, jah. Et ei leid õnneks. Jah, ma mälestused vähemalt. No jah, seda küll, et vähemalt sul on nad nagu meeles, jäävad meelde mingite asjade pärast, sest väga palju on neid, et noored kotkad ja kodututorid ju käivad väga paljudel võistlustel ja väga palju mingites laagrites ja tegevustes ja ikka on seda, et mingid asjad lähevad meelest ära või mingid sulavad kokku just kui mingiks üheks laagriks. Aga seda käemurru asja ja sulamise asja nagu see ei sula kokku üheks asjaks on ju. Ma olen seda kõigile rääkinud, see on nii äge lugu lihtsalt, aga mäletan, oli 2016 aasta, see oli mu esimene suvelaager ja maas olid banaanikoored. Ja Alar otsustas, et ta küsib terve laagri käest, et kelle banaanikoored need on. Mitte keegi ju ei ütlenud, kelle omad need on. Ja siis meil tulid banaanikoore matused. Niimoodi. Ja me tegime kirstu banaanikoortele, me tegime risti, me tegime augu, panime need banaanikoored sinna kirstu, siis terve laager, ma ei tea, üle 100 inimese vist oli meid, kõndisime sinna hauaplatsile, siis me matsime need banaanikoored sinna maha ja siis me nagu saatsime ära need, et hästi siuke naljakas, aga samas siuke masendav lugu oli seal, et aga siis meil olid esimesed banaanikoore matused. Kas sa oled hiljem haual käinud ka? Ei, ma isegi ei mäleta. Ma tean, kus need on, aga ma ei mäleta täpselt. Okei, väga huvitav, aga samas selles mõttes jällegi nagu natuke õpetlik lugu ka on ju, et kui keegi ei tunnista ülesse, kes siin prügi praegu maha viskas, siis siis me oleme kõik sellest süüdi just ka natukene, et siis peame üheskoos mõtlema, mis me sellest teeme ja noortejuht lahendas seda päris loominguliselt. Rasmus, kuidas sul, mis lugu sul tuleb, mida tahaksid jagada? No mul tuleb selline üsna sarnane, küll 4 aastat hiljem, 2020 aasta suvelaagris. Aga seal oli ka nõnda, et oli jäetud prügi maha. Ja teed ka matused või? Ei, meil matusid ei olnud. Aga siis öösel Alar karjatas, et kuna nad peavad need prügiteenused tellima, et siis meie peame hakkama prügikotte liivaga täitma. Need on sellised head 300-liitrised prügikotid, ütleme 3-4 tükki. Et neid sai Potsepa karjääris täita ja ei oska kohe midagi öelda osalt loo peale. Aga tundub, et siuke Pärnus on prügi probleem, ma mõistan. Järelikult. Pole veel midagi, vaatame, kas siis, mis meil oli 2016, 2020, 2024, uurime ka kellegelt, kes on 2024 kuskil laagris käinud, kas 4 aastaga on paremaks läinud või mitte, või ikka kuskil prügi vedeleb. Ärge prügi maha visake, on ju, et kui prügi näete, visake prügikasti kõikidele kuulajatele, vaatajatele ka, muidu noortejuht tuleb ja käseb veidraid asju teha, on vist nagu kõige loogilisem öelda. Jah. Aga tõmbame selle prügilooga, tõmbame sellega otsad kokku. Aitäh, et kuulasite, aitäh, et saatsite kirju ka. Väga põnevad lood olid, meil tuleb kindlasti veel neid kuulaja osasid, nii et kui sul juba on mingi mõte või mingi idee, mida sa tahaksid saata, sa võid selle juba saata.
sest et me kogume ja hoiustame neid ja kui tuleb uus episood kuulajalugudest, siis on meil juba sinu lugu olemas. Ja lõpetuseks tahan tänada ka Lumioravat, kes siis on toonud meile siia need mõnusad magneesiumijoogid, mis meid toetavad ja aitavad. Aitäh teile, Lumiorav, ja teiega näeme juba 2 nädala pärast uuesti.